Esimene mõte kuubikust või siis üleüldse oma saalist. No see sai ikkagist alguse siis, kui IM-is hakkasid asjad natukese nagu kehvaks minema. Ehk siis oli näha, et ei tule sealt nagu midagi. Tekkisid erinevad seltskonnad, kes heietasid mõtet uuest ja uhkemast ja võib-olla paremast saalist, kogukonnast. See reaalseks muutuski siis, kui Mai meile neid ruume näitas ja läks reaalseks jutuks mingite lepingute asjade ümber, et kas me nagu tegelikult ka teeme, et me nagu ei rääkinudki ainult sellest, et neid pikki õhtuid Mai juures ja neid liitreid teed, mis sai ära joodud ja arvutatud ja arvutatud ja kas see ikka üldse on mõtet ja kas see nagu on reaalne ka nagu. Boksi asutamine tundus nagu sihuke täitsa tehtav asi. Tundsin, et Madisel ja Mail tundub olevat suhteliselt sama plaan, siis sai nagu nendega kokku mõeldud. Siis sattuski nii, et Mai oli see suur juht ja õpetaja, kes võttis suuresti selle vedamise enda kanda suve lõpus äkki, eelmine 2018 suvi. Leidis päris mitmeid kohti, mida me ka kõik vaatamas käisime. Ma ei tea, kui palju ma sõitsin mööda neid tööstuspiirkondasid ringi ja rääkisin inimestega, lihtsalt rääkisin inimestega, mis plaan meil on. Paljud ei saanud aru, mis värk on spordiklubi kuskile garaažide vahele nagu kindel ei. Kõik tundusid siuksed potentsiaalikad, mis suurem, mis väiksem, mis tõeline peldik. Mul oli väga selge nägemus kohe, kui ma siia sisse astusin, et kus, mis olema hakkab ja miks. Ma arvan, et Mail oli võib-olla ainukesena mingi võime näha seda lõpptulemust või nagu mingit asja nende ruumide algse oleku taga, sest et olgem ausad, need olid kõik suht peldikud. Keegi nägi puude taga metsa. Enamus ei näinud. Kui sa sisse tulid, siis mina ei adunud absoluutselt seda nagu layouti ja siin olid seinad vahel ja mis vaatasin, et kuidagi nagu väikseks jääb ja selliseks natukese nagu minul ei tekkinud feelingut. Mai oli kohe, et see on see koht. Ehk siis see oli muidugi hästi. Teised väga alguses ilmselt ei saanud aru. Nad ei näinud mu vaimustuse taga mitte midagi. Püüdsin selgitada, et siia tuleb see, siia tuleb see, siia tuleb see. Okei. Proovime. Kui mõned kuubikud õndsat und magavad juba ammu, siis laevad ennast. Euroaluste paradiisi. Shoppingul jälle või? Jaa. Visioon kellegi peas oli, meie olime lihtsalt haamrimehed rohkem. Ehitamise protsess oli nagu väga-väga äge protsess. See oli tõesti äge. See oli nii põnev. Ei visanud inimesed koppa ette ega ka ehitus ise. Kuigi vahepeal oli ikka raske vaata. Tulid siia ja mõtlesid, et nii palju on veel teha. See ruum siin oli totaalselt teine, et mingid vaheseinad, teised ruumid, tolm ja puru, mida siit nagu tuli kuude kaupa välja, et silmad olid punased ja nina oli mingid jama täis, et päris hea muutumine on toimunud. Ehituse ajal ma mäletan siis, kui meil oli kõik kohad mingid nodi täis. See tagumine ruum seal reaalselt, mingid hunnikud, mingi kuskil keegi midagi nokitses, mõtlesin, et kas see päriselt kunagi saab valmis ka või?
kas kõik need asjad päriselt kunagi leiavad oma koha. Ja noh, muidugi see plaatimine. See plaatimine tundus nagu sihuke üks päev plaadid, teine päev vuugid ja ongi olemas, aga see võttis ikka vist pea nädal või 2 või. Ja päris tihti ikka öösse kell 3 mõtlesid, et ei tea, kas see kipsein kannatab rusikalööki või. No me lükkasime ju seda nii-öelda soovitud avamise kuupäeva või kuu edasi, et aeg-ajalt oli küll selline tunne, et no see asi ei saagi siin valmis, et võiks ju palju kiiremini, aga esimene nii-öelda selline nagu minu jaoks eureka moment oli siis, kui sai ikkagi see betoon siia valatud. See hommik, kui siia tulid ja siis vaatasid, et appa, vaikselt hakkab ilmet võtma. Et jah, kui siia põranda peale juba astuda sai, siis oli täpselt see, et no nii, nüüd hakkab pihta. Kogu aeg tundus, et nii palju on teha, siis kuni lõpuks oli niimoodi, et okei, kuna nüüd vist saab uksed lahti teha. Meil küll kütet pole, aga see on nagu fine. Et vähemalt pesta saab. Trenni saab ka teha, nii et sobib. 1,5–2 kuuga nagu ehitasime tühja põranda peale nagu kõik püsti, et siis nii mõelda, et ei olnudki nii hull. Kuigi vahepeal ikkagi ehitades läks päris raskeks ka. Kui siin villa pidi seina taha panema või see saepuru, mis siin kõik iga lambi peal 2 sentimeetrit oli. Duširuumid, garderoobid, seda asja ei eksisteerinud, seal oli lihtsalt üks siuke kõrgem koht, kus oli üks kraanikauss ja WC-pott. Aga Madis ladus selle augu kõik telliskive täis, ei pidanud vähemalt utiili viima ja maksma selle eest. Räki ja keevitati ja värviti ja võtsime pull-up-baarid kollased, ilusad. Kuskil läks midagi valesti ja terve räkk on kollane. Ups, aga muidu tundub siuke aus värk. Siin on meie fatbaarid, ilusad. või padrõff anger management. Meil isegi 1. detsembri hommikul läksime ehituspoodi, et me ostame garderoobi kilesid. Meil on ju teatavasti klaasist seinad ja tol päeval oli seal inventuur niimoodi, et meil oli 2 tundi avamiseni ja meil olid klaasist garderoobid. See ajutine kiiresti tehtud mõne tunniga wallballi-joon on siiamaani seal. Toimib päris hästi, 2 openit on juba toiminud. Just tundub, et toimib ka edasi nii kaua, kui ta maha ei tule. Timo veel rääkis täiega, mis workout on. Me Madisega kahekesi reedeliga. Edasi. Ja, oli jah. Samamoodi päev või öö, siis tunnid enne avamist me paigaldasime alles WC-desse kraanikausse. Et need said ka kuskil 3-4 aega öösse valmis. Eks meil igal ühel olid omad ideed ja omad nagu mõtted, kuidas mida lahendada võiks. Mäletan seika, kus see logo oli mul millegi pärast hästi kinnis idee ja õnneks see sinna lõpuks ka sai. Kõik ei olnud võib-olla kohe poolt, aga üks päev lihtsalt oli kleps ja spreid ja sai see ära tehtud. Mäletan, et hästi palju eriarvamusi oli ka selle põranda osas, et kas valada ja mis kummimaterjal ja kui suur ja see oli päris siuke lõpp ja kõik ja.
oleks siis teadnud, et tuleb nii palju ägedaid inimesi, võib-olla oleks isegi veel kiiremini jõudnud ehitada. aga kuigi 2,5 kuuga teha, see on ka ilmselt päris äge, päris hea tulemus. Kiirtöö. Tagantjärgi võib öelda, et tegelikult on läinud paremini kui nendes võib-olla liigselt pessimistlikutes prognoosides. Kui me siin natukese aega tagasi statistikat vaatasime, et kui me esimese kuu külastuste arv oli mingi 80 midagi ja nüüdseks on see juba 800 pluss, ehk siis tegelikult me oleme ikkagist väga suure sammu teinud. Nagu see on päris korralik ettevõtmine olnud. Arvan, et vist teeme head asja, inimesed on tulnud, mõned on jäänud. Nii-öelda igapäevane kohalolek ja selle asutuse nii-öelda käimas hoidmine, ma ei saa öelda, et oleks väga raske, kuna meid on ikkagi siin päris mitu pead, et siis igaüks ikkagi võtab omale mingisugused kohustused ja tegeleb nagu natukese erinevate asjadega, et kindlasti kõige raskem oli see ehitamise protsess. Ei, inimeste poolest on hästi äge see, kuidas näiteks esimene sissejuhatava kursuse trenn, mis meil on, põhiasi, õpime kükki. Kui tuleb 30-aastane inimene, meesterahvas, naisterahvas, mis iganes, kumb ta siis on ja ta ei saa kükki teha 30-selt, siis mõelda vaid, mis siis veel on, kui ta on 40, 50, 60. Siit tulevad väärikad vanurid koos meiega. Muidugi on momente, kus tuleb teha mingeid otsuseid. Võtame päev korraga ja julge hundi rind on, ma ei tea, musklis või midagi. Visionäär olla on hästi tore. Nii palju on ideid, mida teha, kuidas teha, mida juurde teha. Aga noh, kõik need asjad võtavad aega. Hea tiim ja head otsused viiadki nagu siia, kus me oleme. Ja eks need järgnevad aastad näitavad, mis edasi saab ja kuhu edasi, et mõtteid on palju, aga mis kõigist nendest mõtetest saab, on omaette teema. Piilud või? Jaa. What? Ehituse käigus siis leidsime ka majavaimu, kass Alfred. Ehitamisega. Kuidas me esitame? Alfred, sinu üle naerdaks praegu, saad aru või? Vaata. Oot, ei. See rahustab mind.